Kallid kaimud, mul on suur rõõm vahendada seekordses kirikulaulu koolis psalmilaulu teiseks pühapäevaks pärast ilmumispüha, kasutades ELK jumalateenistuste käsiraamatus antud tekste. Selle pühapäeva keskmes on ilmumisaja 3. ime, vee muutmine veiniks Kaana pulmas. Kiriku kalendris seostatakse seda Jeesuse avaliku tegevuse algusega. Oleme nüüdseks, mil käigus on juba 8. kirikulaulukooli video, omandanud mitmed rutiinid, mis uue kirikulaulu õppimisel vajalikud on. Üks neist on teksti lugemise 6 sammu. Kui sa, kallis kuulaja, ei ole eelnevaid kirikulaulukooli videoid vaadanud, siis pööra erilist tähelepanu iga sammu juures ekraani ülaservas antud juhistele ja püüa talitada nende järgi. Kui vähegi mahti saad, siis vaata palun ka eelnevaid videoid. Teksti lugemise seisukohalt oleks oluline, et sa vaataksid läbi kirikulaulukooli 4. ja 5. video. Alustame palun lugemist. Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Alustame meloodia õppimist. Kas sa oled märganud, et kui tekst on põhjalikult läbi lausutud, siis on meloodia õppimisel hoopis teine jume? Meloodia õppimine läheb kiiremini, aga ka hoiak on hoopis teine. Teksti eelneva põhjaliku omandamise kaudu oleme sõna määratlenud peategelaseks ja muusika peab olema sõna vahendaja rollis, et teha sõna ise ja seda kandev sõnum inimhinge süvahoovustes kogetavaks. Laulan sulle nüüd antifoni ette.
Pane tähele, et laulan väike terts madalamalt ehk alustan D-noodist. Soovitav algusnoot on märgitud viiulivõtmest vasakul. Tänage Issandat, kuulutage tema nime. Tehke teatavaks rahvastes seas tema teod. Laulame palun antifoni koos. Tänage Issandat, kuulutage tema nime. Tehke teatavaks rahvastes seas tema teod. Tänan. Jätkame antifoni õppimist fraaside kaupa. Esimene fraas tänage Issandat on kirja pandud madalas registris. Kui arvestada veel, et alustame laulmist D-noodist, siis madalaim noot on naislauljatel väikese oktavi A-noot ja meeslauljatel suure oktavi A-noot. Seda fraasi võib laulda üsnagi vaikselt ja mingil juhul ei tasu püüda madalaid noote forsseerides neid valjemaks laulda. Ühes varasemas kirikulaulukooli videos vaatlesime põhjalikumalt, kuidas laulda kirikulaulus nii sagedasti esinevat sõna Issand. Kui sa soovid selles osas oma mälu värskendada, siis vaata palun kirikulaulukool 2 peatükk sõna Issand laulmisest, mis algab 35. minutist ja 38. sekundist. Kõikide videote sisukorrad on YouTube'is leitavad video kirjeldusest. Ole siis hoolikas, et sõna Issand esimene silp ei tuleks niivõrd i-hääliku, kuivõrd hästi pehme s-hääliku pikendamisest. Laulan sulle esimese fraasi ette. Tänage Issandat. Laulame palun koos esimese fraasi. Tänage Issandat. Ja palun veel kord. Tänage Issandat. Teine fraas viib meid suure hooga läbi kogu antifoni meloodilise ulatuse, jõudes pala kõige kõrgemate nootideni. Laulan ette. Kuulutage tema nime. Laulame palun koos teise fraasi. Kuulutage tema nime. Ja palun veel kord. Kuulutage tema nime. Põhiline meloodiline arendus toimub sõna nime teise silbi ajal. Sõnas nime on teine silp tunnetatud pikemana kui esimene. Kui me lausume seda sõna tavakõnes, siis tundub, nagu oleksid silbid võrdsete vältustega. Nime. Nime. Tegelikkuses on olukord aga teine. Alati on ühe silbi vältus teisest pikem. Tavakõnes ei ole see nii oluline, aga kirikulaulus küll ja eriti veel proosatekstilises kirikulaulus ehk pühalaulus. Kui sa soovid enda jaoks kinnitust leida, milline silp on tegelikult sõna pikim silp,
siis proovi pikendada kõiki silpe ükshaaval. See silp, mille pikendamine ei moonuta sõna tähendust, ongi õige pikk silp. Teeme proovi. Pikendame kõigepealt sõna nime esimest silpi. Niime. Niime. See küll õige asi ei ole. Proovime pikendada teist silpi. Nime. Nime. Ja vastus ongi käes. Me võime pikendada teist silpi ilma, et sõna tähendus moonduks. Pane hästi tähele, me võime teist silpi pikendada, aga mitte mingil juhul rõhutada. Nime. Nime. Ära nii tee. Indogermaani keelemuusikas on silbi rõhutamine ja pikendamine staatiliselt seotud. Ehk silp, mida rõhutad, seda ka pikendad. Ajaloolistel põhjustel rajaneb meie musikaalsus suuresti just indogermaani keelemuusikal. Ja seetõttu võib meie muusikalises teadvuses olla tingitud refleks siduda pikendus ja rõhk omavahel kokku. Eesti keelemuusika on indogermaani keelemuusikast väga erinev ja me peame ennast süstemaatiliselt harjutama teadmisega, et ka rõhutu silp võib olla sõna pikim silp. Nime. Nime. Kindlasti ei ole sõna nime teises silbis pikka ega ülipikka häälikut. Seetõttu tuleb tunnistada, et sellise pika meloodiakäigu lisamine võib tahes ehk tahtmata seda sõna veidi moonutada. Seepärast on oluline justkui vormistada sõna konkreetselt ja tähenduslikult teise silbi esimese noodiga ning seejärel lisada pikem meloodia kujund, mis lõpeb taas pikema noodiga. Nime. Laulame palun koos ainult sõna nime. Nime. Teeme seda veel kord. Nime. Hästi. Teatavas mõttes võiks ju lugu siin lõppedagi. Miinimum on tehtud. Issand on tänatud ja tema nimi kuulutatud. Siiski on kirikukalendri seisukohast kõige olulisem alles tulemas. Jeesuse teod, mille avalikuks saamist tähistatakse Kaana pulma imeteo meenutamisega, tuleb rahvaste seas teatavaks teha. 2 viimast fraasi, mida võib vabalt käsitleda ka ühise fraasina, on antifooni nii narratiivseks kui muusikaliseks kulminatsiooniks. Laulan ette 3. fraasi. Tehke teatavaks rahvaste seas. Palun laulame koos 3. fraasi. Tehke teatavaks rahvaste seas. Palun ole kindel, et sa märkad sõna teatavaks 3. silbile märgitud sulekest ja kindlasti ka realiseerid selle. Teatavaks. Laulame veel kord 3. fraasi. Tehke teatavaks rahvaste seas. Viimane 4. fraas on hingamisega 3. eraldatud põhiliselt praktilistel põhjustel. See on tehtud nõnda, et oluliste sõnade, tema teod
korralikuks väljalaulmiseks jätkuks piisavalt õhku. Samas lisab see hingamine ka teatavat ootusärevust. Hingamispaus justkui küsib, mida siis tuleb rahvaste seas teatavaks teha. Pane tähele, et kahesilbilises sõnas tema rakendub samasugune põhimõte nagu teise fraasi sõnas nime. Esimene silp on lühike rõhuline silp ja teine silp on rõhutu, aga selle sõna pikim silp. Teisele silbile kirjutatud kerge, aga pika noodiga vormistatakse sõna tähendus ja sellele järgneb meloodiline kaunistus, mis viib mõtte edasi viimasele sõnale teod. Tema teod. Laulame palun koos viimase fraasi, tema teod. Tema teod. Ja palun veel kord sama. Tema teod. Aitäh! Proovime nüüd laulda teise ja kolmanda fraasi koos. See tähendab alates sõnast tehke. Tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Ja nüüd palun kogu antifoon algusest peale. Tänage Issandat, kuulutage tema nime. Tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Suur tänu! Antifoon on omandatud. Vastuslaulu tekst on taaskord võetud ELK käsiraamatus antud psalmitekstist. Psalmi teksti on mugandatud selliselt, et vastuslaulust saab kogudust sisemiselt kinnitav tunnistus, et soovitakse ühiselt kõneleda kõigist imedest, mis Jeesuse avalikus tegevuses ilmsiks said. Loeme palun teksti koos. Kõnelgem kõigist tema imedest. Selles vastuslaulus ei ole ühist hingamispausi, mistõttu siirdume kohe kolmanda sammu juurde. On üks salahingamine, aga seda käsitleme juba viisi õppides. Loeme palun koos ja pöörame tähelepanu punastele silpidele ehk rõhuta pikkadele silpidele. Kõnelgem kõigist tema imedest. Selles tekstis ei ole rõhulisi pikki silpe ehk rohelisi silpe. Seepärast siirdume kohe viienda sammu juurde. Loeme palun koos ja paneme eriliselt tähele rõhuta lühikesi silpe ehk siniseid silpe. Kõnelgem kõigist tema imedest. Kõnelgem kõigist tema imedest. Tänan.
Laulan sulle üks kord meloodia ette. Juhin tähelepanu, et alustan kvart madalamalt ehk G-noodist. Kõnelgem kõigist tema imedest. Palun kõik koos. Kõnelgem kõigist tema imedest. Veel kord palun. Kõnelgem kõigist tema imedest. Kuigi vastuslaulu keskel on märgitud hingamise võimalus, on soovitav laulda see lühike meloodia ühe hingamisega. See aitab paremini teksti tegelikkust peegeldada ja lisab sellele lausungile spontaansust. On ju üsna suur vahe, kas lausuda kõnelgem kõigist tema imedest või kõnelgem kõigist tema imedest. Kui aga hädasti vaja, siis võib soovi korral vastuslaulu keskel teha kiire hingamise. Kuna hingamismärk koma on sulgudes, siis ei tohi seda käsitleda ühise hingamisena, mida aeglustusega ette valmistatakse, vaid hingata soovijatel tuleb õhku haarata nii-öelda käigu pealt. Kõnelgem kõigist tema imedest. Proovime siiski laulda ilma selle hingamiseta ja laulame veel üks kord kohe koos. Kõnelgem kõigist tema imedest. Vaatleme veidi nootide vältuste pikendamist selles vastuslaulus. Esimese sõna kõnelgem teise silbi all on lühike kriipsuke, mis kutsub seda silpi pisut pikendama. Mul oli kiusatus ka lühike kriips ära jätta, et liikumine sõnale kõigist oleks veelgi spontaansem ja energilisem. Siiski on ka sõna kõnelgem üsna oluline ja seda tuleb kuidagi välja tuua. Mitte mõtelgem ega mediteerigem, vaid öelgem häälega välja ehk kõnelgem. See on oluline. Teises sõnas kõigist võib pisut segadusse ajada esimese noodi alla märgitud lühike kriipsuke. Selles sõnas on ju teine silp, pikim silp. Kõigist, mitte aga kõigist. Pikendusi analüüsides peab alati vaatama kogu sõna proportsiooni ja ka narratiivi konteksti. Pane tähele, et teise silbi noodi all on pikk kriipsuke. See tähendab, et hoolimata esimese silbi pikendamisest säilib sõna kõlaline proportsioon õigena, sest teine silp on veelgi rohkem pikendatud kui esimene. Milleks siis pikendus esimese silbi noodi all? Aga selleks, et rõhutada sõna kõigist erilist olulisust. Kõnelgem kõigist tema imedest. Me keskendume sellel pühapäeval Kaana pulma imele, aga me ei tohi piirduda ainult sellest imest rääkimisega. Peab rääkima kõigist tema imedest. Vastuslaulu teises pooles on sõna imedest. Selles sõnas on vaieldamatult keskmine silp, sõna pikim silp. Imedest.
Aga miks ei ole seal siis kriipsukest või kriipsukesi all? Aga sellepärast, et selle silbi pikkuse kompenseerib nootide arv. Esimese ja viimase silbi jaoks on 1 noot. Keskmise, kõige pikema silbi jaoks on 2 nooti. See annabki sõnale vältuslikult õige proportsiooni, ilma et peaksime kõige pikema silbi nootidele kriipsukesi lisama. Viimase silbi noodi all on aga kriipsuke mitte sellepärast, et tegu oleks sõna pika silbiga, vaid sellepärast, et tegu on vastuslaulu lõpunoodiga. Vaadakem veel kord teksti tervikut. Seda teksti oleks võimalik lausuda rütmikast inspireeritult märksa atraktiivsemalt. Näiteks kõnelgem kõigist tema imedest. See oleks üsna muusikaline ja kaasakiskuv. Aga siis me kasutaksime sõna kõnelgem hüppelauana sõnale kõigist. Kõnelgem kõigist. Ja mis veel hullem, kasutaksime sõna tema hoovõturajana sõnale imedest. Tema imedest. Tema imedest. Eelpool sai juba seletatud, miks sõna kõnelgem on oluline vähemalt mingil moel välja markeerida. Sõna tema puhul on asi veelgi pakilisem, sest see asesõna tähistab ju Jumalat. Ja Jumal ise on kindlasti olulisem kui imed. Selliseid isikulisi asesõnasid ei sobi pühalaulus kasutada muusikalise hoovõturajana. Mitte tema imedest, vaid tema imedest. Teeme nüüd vastuslaulu veel kord läbi, nõnda nagu algaks graduaallaul jumalateenistusel. Ma laulan 1 kord ette ja siis laulame kõik koos. Kõnelgem kõigist tema imedest. Kõnelgem kõigist tema imedest. Suur tänu! Ma loodan, et psalmi teksti lugemise rutiin on kirikulaulukooli püsikasutajatel juba selge. Igaks juhuks tuletan meelde, esmalt loeme kõik koos, tehes punase tärni ehk Kristuse monogrammi juures rahuliku väljahingamise ja pausi. Seejärel loeme vaheldumisi, halliga varjutatud osad on sinu lugeda ja sealjuures paneme hästi tähele sinisega markeeritud silpe, millega koos toimub sissehingamine. Ja kolmandaks laulame koos vormeliga vaheldumisi ja taas paneme tähele siniste silpidega koos toimuvaid sissehingamisi. Vaheldumisi lugedes ja lauldes ma loen sosinal või laulan vaikselt ka sinu osa kaasa. Loeme nüüd palun koos ja kasutame au olgu isale ja pojale teist varianti. Laulge temale, mängige temale. Kõnelge kõigist tema imedest. Kiidelge tema pühast nimest. Rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat. Nõudke Issandat ja tema võimsust. Otsige alati tema palet. Meenutage tema tehtud imetegusid. Tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid. Tema laotas pilve nende katteks.
ja tule valgustama ööd. Nad palusid ja ta tõi vutte ning söötis nende kõhud täis taevaleivaga. Ta avas kalju ja vesi jooksis. See jooksis jõena põuasel maal, sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Abrahami. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Aitäh, nüüd loeme vaheldumisi, kusjuures mina alustan. Tuletan veel kord meelde, et kasutame au olgu teist varianti. Laulge temale, mängige temale. Kõnelge kõigist tema imedest, kiidelge tema pühast nimest. Rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat. Nõudke Issandat ja tema võimsust. Otsige alati tema palet. Meenutage tema tehtud imetegusid. Tema imedeti ja tema huulte kohtuotsuseid. Tema laotas pilve nende katteks. Ja tule valgustama ööd. Nad palusid ja ta tõi vutte ning söötis nende kõhud täis taevaleivaga. Ta avas kalju ja vesi jooksis. See jooksis jõena põuasel maal, sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Abrahami. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Selle pühapäeva materjalides olen sulle välja pakkunud 2 erinevat meloodiavormelit. Ühe antifooniga kasutamiseks ja teise vastuslauluga kasutamiseks. Võrdleme hetkeks neid 2 meloodiavormelit. See võrdlus pakub meile ka hea võimaluse värskendada mälu psalmitoonide ülesehituse osas. Loodan, et sind ei aja segadusse, kui ma räägin vaheldumisi meloodiavormelitest ja psalmitoonidest. Igaks juhuks kordan üle, et meloodiavormel ja psalmitoon on siin sama tähenduslikud sõnad. Võrreldes neid 2 meloodiavormelit ehk psalmitooni näeme, et mõlemad kuuluvad 8. laadi ja on identsed alustuse, põhiheli, poolituse ja vahepeatuse osas. Vormeli teises pooles ehk peale Kristuse monogrammi on põhiheli taaskord sama, aga lõpetus on teistsugune. Mõlemas lõpetuses on küll noote 4 silbi jaoks, aga meloodia on erinev. See on vormelitel põhineva psalmilaulu puhul väga tavaline praktika,
et vormeli lõpetust muudetakse vastavalt sellele, millisest noodist algab antifoon või vastuslaul, mis vormelile peagi järgneb. Kuna vastuslaul algab C-noodist, siis on teise variandina kasutusel selline psalmitooni lõpetus, mis omakorda lõpeb C-nooti. Nõnda on vastuslaulu üheskoos lihtsam alustada. Kogudus alustab täpselt samast noodist, millega kantor lõpetab. Pealegi tahaksin kirjalikes materjalides sulle pakkuda pisutki erinevaid variante ühest psalmitoonist, et avada pühalaulu võimaluste paljusust. Kui sind aga huvitab, milliseid psalmitoone veel võiks kasutada, siis iga pühapäeva kirjalike materjalide lõpus on loetelu psalmitoonidest raamatust Eesti laulupsalter, mis sobivad vastava pühapäeva vastuslauluga kasutamiseks. Kui sul on raamatu Eesti laulupsalter kasutamise kohta küsimusi, siis palun pöördu julgelt minu poole. Ma seletan selle suurepärase raamatu võimalusi sulle meeleldi. Laulan sulle nüüd esimese psalmitooniga ette salmid 1 ja 7. Ette näitamiseks valin esimese salmi ja eelistatult mõne sellise salmi, milles on poolitus, et ka see aspekt saaks meloodiliselt tutvustatud. Laulge temale, mängige temale. Kõnelge kõigist tema imedest, taevas kalju ja vesi jooksis. See jooksis jõena põuasel maal. Proovime nüüd õppimise eesmärgil laulda teise salmi koos. Otsi silmadega paksendatud silpi, sest just nõnda märgistatud silp tähistab kas vahepeatuse või lõpetuse algust. Ja kuna tegu on teise salmiga, siis tuletan meelde, et alustust siinkohal enam ei kasutata. Palun laulame. Kiidelge tema pühast nimest. Rõõmutsegu nendes süda, kes otsivad Issandat. Aitäh! Teeme veel ka 4. salmi. Meenutage tema tehtud imetegusid. Tema imetähti ja tema huulte kohta otsuseid. Suur tänu! Laulame nüüd algusest peale vaheldumisi, kusjuures mina alustan. Meenutan, et me kasutame au olgu teist varianti. Ja veel palun märka sinisega märgitud silpe ja kui on laulda sinu salm, siis hinga kindlasti sisse selle silbiga koos. Laulge temale, mängige temale. Kõnelge kõigist tema imedest, kiidelge tema pühast nimest. Rõõmutsegu nendes süda, kes otsivad Issandat. Nõudke Issandat ja tema võimsust. Otsige alati tema palet. Meenutage tema tehtud imetegusid. Tema imetähti ja tema huulte kohtuotsus. Tema laotas pilve nende katteks.
ja tule valgustama ööd. Nad palusid ja ta tõi vutte ning söötis nende kõhud täis taevaleivaga. Ta avas kalju ja vesi jooksis. See jooksis jõena põuasel maal, sest tema pidas meeles oma püha sõna. Ja oma sulast Abraham, olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Suur tänu! Teise psalmitooniga me tervet psalmi läbi ei laula, aga võtame paar näidet. Ma laulan ette 7. ja 8. psalmi. Ta avas kalju ja vesi jooksis. See jooksis jõena põuasel maal, sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Abrahami. Laulame nüüd koos. Kui sa panid tähele, siis ma laulsin mõlema salmi algusesse alustuse. Kuna peale iga vastuslaulu kordust algab psalm justkui uuesti, siis on lubatud kasutada kõikide salmide alguses ka alustust. Palun laulame koos 7. ja 8. salmi ehk alates Ta avas kalju. Ta avas kalju ja vesi jooksis. See jooksis jõena põuasel maal, sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Abrahami. Aitäh! Kui sa oled vaadanud Kirikulaulu kooli eelnevaid videoid, siis oled märganud, et vastuslauluga psalmi lauldes olen kasutanud Au olgu esimest varianti. Siinkohal laulab psalme kantor üksinda ja seepärast oleks parem, kui Au olgu oleks käsitletud ühe salmina, mitte aga kahe salmina nagu teises variandis. Tegelikult on Au olgu kasutamine graduaallaulus maitse küsimus. Võib laulda, aga võib ka ära jätta. Proovime laulda Au olgu esimese variandi kõik koos ja taas koos alustusega. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Suur tänu! Kui kasutada Au olgu esimest varianti, ehk siis sellist varianti, kus see tekst on esitatud ühe salmina, siis on teine salmi pool üsnagi pikk. Üldiselt on pühalaulus selline reegel, mida pikem on salmi pool, seda rahulikumalt peab seda laulma.
Igal juhul tuleks vältida sellist olukorda, kus hakatakse kiirustama selleks, et jõuda kuidagi moodi selle pika salmiga lõpuni. Tegelikult sul jagub õhku ka rahulikult selle salmi lõpuni laulmiseks. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Igal juhul tuleks kiirustamist vältida. Kui õhku kuidagi ei jätku, siis tuleb lihtsalt mõne silbiga koos vahepeal sisse hingata. Näiteks nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja igavesest ajast igavesti. Aamen. See silp, millega sa sissehingamise teed, on täielikult sinu otsustada. Proovime nüüd ühe korra veel laulda Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule esimese variandi kõik koos. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Suur tänu! On üsna oluline taas kord meelde tuletada, kuidas kasutada psalmilaulu jumalateenistusel ja kuidas toimub antifooni ja psalmi ning vastuslaulu ja psalmi ühte sidumine jumalateenistuse algussalmideks, graduaallauluks, ohvrilauluks või armulaualauluks. Aja kokkuhoiu mõttes ei ole otstarbekas igas kirikulaulukooli videos seda korrata. Kõige selle kohta leiad õpetuse videost Kirikulaulukool 1, psalmilaulu kasutamisest jumalateenistusel ja psalmi ja antifooni kokkupanemine. Sisukord on alati saadaval video kirjelduses. Kallid kirikulaulu huvilised sõbrad! Ma tänan teid südamest teie huvi eest kirikulaulukooli vastu. On tõesti väga rõõmustav, et kirikulaulukoolil on YouTube'is üsna usinaid vaatajaid. Et materjal saaks YouTube'is ja ka teistes kanalites veel tõhusamalt levida, siis palun teil teha 4 asja. Esiteks, palun tellige minu YouTube'i kanal. Selleks klikake telli või subscribe, mis on kohe videoakna all. Siis saate kohe teada, kui mõni uus video on ilmunud. Teiseks, palun märkige videoid meeldivaks. Muidugi, kui neis on midagi teile meeldivat. Selleks klikake pöial püsti pildil, mis on samuti kohe videoakna all. Palun jagage videoid Facebookis ja muudes sotsiaalmeedia keskkondades ning soovitage neid oma kolleegidele e-posti teel. Samuti võite infot kirikulaulukooli kohta jagada kirikukooride lauljatega. Proovide vaesel ajal võib see olla koorilauljatele just vajalik vaimulik muusikaline harjutus. Ja neljandaks, palun jagage julgelt oma mõtteid ja ettepanekuid kirikulaulukooli ja kogu kirikulaulu temaatika kohta nii videote kommentaariumides kui kirjutades minu e-postile. Teie tagasiside on väga oluline, et saaksin oma tööd paremini teha. Ehk on sul mingeid kirikuaasta pühapäevi või kirikupühasid, mille tarvis sooviksid esimeses järjekorras uusi kirikulaule õppida. Ehk sooviksid õppida värskes vaimus laulma mõnd traditsioonilist koraali. Palun anna oma soovidest ja mõtetest mulle kindlasti teada aadressil
eerik@ekn.ee. Ükski neist toimingutest ei too kaasa mingeid kohustusi ega majanduslikku kulu. Küll aga aitab see kirikulaulualast haridust tõhusamalt levitada. Tänan teid kõiki abi eest. Lõpetuseks laseme tänasel psalmitekstil kõlada esmalt koos antifooniga ja seejärel koos vastuslauluga. Tehke julgelt kaasa ja laulgem Issandale uus laul. Tänage Issandat, kuulutage tema nime. Tehke teatavaks rahvaste seas tema laulge temale, mängige temale. Kõnelge kõigist tema imedest, kiidelge tema pühast nimest. Rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat. Nõudke Issandat ja tema võimsust. Otsige alati tema palet. Meenutage tema tehtud imetegusid. Tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid. Tema laotas pilve nende katteks. Ja tulevalgustama öö. Nad palusid ja ta tõi vutte. Ning söötis nende kõhud täis taeva leivaga. Taevas kalju ja vesi jooksis. See jooksis jõena põuasella, sest tema pidas meeles oma püha sõna. Ja oma sulast Abrahami au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb. Igavesest ajast igavesti. Amen. Tänage Issandat, kuulutage tema nime. Tehke teatavaks rahvaste seas tema teod. Kõnelgem kõigist tema imedest. Kõnelgem kõigist tema imedest. Laulge temale, mängige temale.
kõigist tema imedest, kõnelgem kõigist tema imedest. Kiidelge tema pühast nimest. Rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat. Kõnelgem kõigist tema imedest. Nõudke Issandat ja tema võimsust. Otsige alati tema palet. Kõnelgem kõigist tema imedest. Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte otsuseid. Kõnelgem kõigist tema imedest. Tema laotas pilve nende katteks ja tulevalgustama ööd. Kõnelgem kõigist tema imedest. Nad palusid ja ta tõi vutte ning söötis nende kõhud täis taevaleivaga. Kõnelgem kõigist tema imedest. Taevas kalju ja vesi jooksis. See jooksis jõena põuasel maal. Kõnelgem kõigist tema imedest, sest tema pidas meeles oma püha sõna ja oma sulast Abrahami. Kõnelgem kõigist tema imedest. Olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Kõnelgem kõigist tema imedest. Kõnelgem kõigist tema imedest.